Tšau barbikassad! Jaanipäev on tulekul ja aeg on teha šašlõkki. Šašlõki jaoks oli mõtteid erinevaid, kuid minu üks kogemus hiljuti, vanakooli kogemus, on viinud selleni, et me teeme rasvase šašlõki. Et see, jah, kõikidele pereliikmetele ei pruugi sobida, aga need, kes mäletavad, nendele meeldib. Igatahes, peekoni šašlõkk tuleb siit. Nii, selle jaoks on sul vaja peekonit ja mul on siin väga kabe seakülg tänu Vikmanile, millest ma siis hakkan voolima. Siis lisaks sibulat, küüslauku, Killer Hawksi AP ja pruunsuhkur. Pruuni suhkruga, vaat siin on nüüd paar kohta, kus on eelmiste nende šašlõki retseptidega, kus olen pruuni suhkrut kasutanud, on väike segadus olnud, et see on see Demerara suhkur, ehk siis see krõbe, mitte toores suhkur, see süke vedel. Ja Killer Hawksi AP asemel võid väga vabalt panna ka lihtsalt soola ja pipart, siis pead arvestama selle koguse pooleks ja seda ma näitan, mismoodi. Jah, pärast nagu ikka äädikas ehk siis Tennessee Red. Seekord me teeme nagu mõnevõrra teistmoodi. Esiteks lihatükk on hoopis teine. Ja me paneme ta vaakumisse ja me ei pane teda vaakumisse korraks nagu tavalist kaela paneks, vaid kuna tegu on äärmiselt pekise tükiga, siis ta läheb sinna mul peaaegu ööpäevaks. Et see pekk lihtsalt ei võta niimoodi maitset ja ei lase neid maitsed läbi sealt, et vaatame, mis saab, kui natukene pikemalt hoida. Ma ütlen täpselt tunnid ka pärast. Igatahes hakkame kohe siis pihta. Esimene asi, pane ka kaal valmis, sest et siin tuleb see mängu. Kui sa võtad peekoni või ütleme siis seakülje, siis siin on kamar peal ja kamarat ei jäeta šašlõkki. Ma olen nüüd saanud erinevatest kohtadest, olen ostnud valmise varianti, asi, mida ma väga palju ei tee, aga teen vahest, et proovida midagi ja siis proovisin seda peekoni šašlõkki. Ja seal oli jäetud, ühe korra oli jäetud kamar peale ja siis kui ma lõikan siit, siis ma näitan, mis veel oli jäetud, et see kamar ei sobi sinna šašlõkki absoluutselt. Ja proovime selle kamara siit siis kätte saada. Et kui sa leiad nagu juba naha eemaldusega peekoni või mida iganes, siis võib olla, et sul on siuke natukene täpiline asi sinna koos rasvaga peale jäänud ja siis sa pead selle maha lõikama. Sellepärast, et see tegelikult on osa nahast ja on siuke tugev tükk ja hamba all pärast äärmiselt ebameeldiv. Et kui sul on siukest asja peal, siis võta see maha. Miks see nii vahest võib olla, on see sellepärast, et suurtes koondistes võetakse seda lihtsalt masinaga maha, see on niisugune koor ja ta jätab, jah, tõepoolest võimalikult palju manti liha külge, aga samal ajal see nagu konkreetse asja jaoks ei kõlba. Sest me tahame lihtsalt seda pehmet rasva sealt saada, hoopistegi. Nii, aga nüüd jätkame protseduuridega. Kaalume ära 1,8 kilo. Sellega teen kunagi midagi muud. Ja nüüd ma pean lõikama siit mingisugused šašlõki tükid siis. Ta ei ole nii paks, et ma saaks teha sellised lihtsalt lõigata kuubikud. See ei ole piisav selle jaoks. Ma pean tegema nad ikkagi teistmoodi. Ehk siis pigem läheb ta mul
ribadeks. Ja siin lõpupoole, kui liha kuhi peal kasvab, siis võid need ribasid ka õhemaks jätta. Aga edasi, siis tulebki vaadata selle siit eest ära, et te näeksite ka. Midagi sellist. Igavene rasvahunnik. Nii, aga siit on täitsa õhuke, ehk siis siit ma saan ainult sellised. Nüüd, kui me teame, et meil on 1,8 kilo neid kuubikuid, siis me hakkame panema valmis endale muid asju, kui palju me neid paneme siis. Kaal. Ja vastus on, nii nagu Pamps kunagi ütles, 1%. Ehk siis pruunsuhkur. Õige asi, et oleks. Ja siis $18 grammi. Sama asi, siis ka Killer Hawksi AP-ga. Nii. Need on meil valmis, aga nüüd nutulaul, ehk siis hakkame sibulat hakkima. No ma pakun pool kilo selle koguse peale ja viiludeks ja tükkideks ja kõik pärast kotti kaasa. Ma vihkan sibula hakkimist ausalt, see ei ole mu meelistegevus, aga hea Šašlõki nimel, let's go! Nii, mis mul siin siis on? Üks selle koguse peale 2, 4, 6, 7 küünt ja neid küüslaugu küüsi siia poole ette, te näeksite. Ma ei lõika viiludeks ega midagi taolist, vaid lihtsalt lömastan, et noa küljega on võimalik seda väga hästi teha. Et see lööb küüslauga ilusti lahti ja maitsed välja, et rohkem polegi talle vaja. Sest et neid me pärast sööma ei hakka niikuinii eraldi, et või noh, mine tea. Nüüd tahab see kõik siin minna ära vaakumisse. Nii, selleks, et kõik see värk mul siin ilusti liha külge jääks, et ma ei paneks teda kotis kuidagi ebaühtlaselt, et ühe koha peal on mul siin rohkem mingit soola või suhkrut, siis sellepärast segan ma siin kõigepealt laua peal nad läbi. Sibulat ja värki panen ma eraldi kotti juba, et seda ma praegu siia sisse ei sega, lihtsalt et saaksin asjad korda. Selleks, et kõik külge jääks, paneme siis põhiaine ka kõigepealt ära, milleks on Tennessee Red. Ja siin ei ole mul valemit, vaid siin on lihtsalt see, et lihatükid peavad sellega koos olema. Et liiga hulluks ma ei ole läinud. Kallis kraam, mis sa ikka raiskad. Ja siis segan läbi, et on ilusti koos. Nii. Pärast kotti panen törtsu juurde. Nüüd saputan siis oma suhkru siia. Ja AP. Nüüd mudin läbi. Vaatan, et mul lõike laua külge ei jääks midagi siit väga. Et kes ei teadnud või on nii rumal lihtsalt nagu minagi,
siis selleks, et mitte vaakumkotti seda serva ära lagastada, siis on selle jaoks lihtne nipp keerada lihtsalt tagurpidi. Mina ei teadnud seda mingi aeg. Siia värki, sibulat vahele. Liha natuke. Küüslaugud on mul siin sibula sees juba. Laiali. Oota, üks asi enne siiski veel. Paneme siia veel ikka sutsukraami kaasa. Kui teed koti, siis proovi mitte teha palli, vaid ajada ta pikaks lihtsalt, siis marineerub paremini. Nii, ja kui sul vaakumimasinat ei ole, siis vaata tagasi kuskil on meie video, kus käib niimoodi, et paned suu ja siis tõmbab kotist õhu välja ja käib sama hästi. Lihtsalt kotis maitseainete jaotumine on parem ja ma saan ta pärast panna külmikusse just niipidi maha. Ja selline ta praegu meil jääb. Ja läheb nüüd külmikusse. Äge šašlõkk. Kui hea ta on, seda saan ma teada juba homme, kui ma hommikul ta välja võtan. Ja siis ma ütlen ka, mitu tundi siis oli ja kas see on piisav. Teeniks aga mulle rahulikku õhtut. Ja 19 tundi olid nad nüüd marinaadis. Esimene ja väga oluline asi on see, sibul tahab maitsmist. Ma tean, et need peaks justkui mürgised ja nii edasi olema, aga no põrgu kui head nad on. Lihtsalt nii head. Nii, aga sibula võtame liha küljest ära ja mina ei raatsi oma sibulad ära visata. Aga kavatsen nüüd ära süüa, sest et see sibula marinaad on super siin. Et olgu nad siis peale mürgised, või mis räägitakse. Aga eluaeg ma neid söönud olen. Ja selle konkreetse marinaadiga tuleb see sibul ikka eriti hea. Natukene magusaks ja vürtsiseks. Nii. Aga aeg on värk vardasse panna. Tuleb nüüd selle küpsetamise juures mõningaid asju silmas pidada, et tegu on ohtra rasvaga ja mis rasva ahjus teeb, ta põleb. Ja tegelikult on ju sama näiteks tavalise lahtise grilli peal seda sama šašlõkki tehes, siis tuleks ka olla ettevaatlikum, panna sööd madalamale või mis iganes, et kui muidu panen ma selle resti, mis siin paremal pool, see on see minu tavapärane obstruktsioon, siis
soe pool, külm pool, et panema selle resti üsna alla, siis täna tõstsin ma ta keskmisse asendisse ka siin smoke'is, sellepärast et muidu siin tuleb siuke tulekahju ja see kõrvetab kõik mu lihad ära. Et panen siis lihad siia paremale poole peale ja hakkame vaikselt minema. Korraks kinni, kustutame tule ära. Nii, ja paneme siis peale. Nii, nüüd ei olegi midagi, kui ootame, kogu aeg tšekime ja vajadusel keerame ja kui hakkab näpu vahelt ära minema see värv seal, et hakkab kõrbema hirmesti, see rasvaga seda kipub juhtuma, siis tõstame nad üles külmale poolele ja küpsetame seal lõpuni. Eks ma näitan ka vahepeal, kui ma tõstan nad üles või mis nägu nad on siis. Munaga küpsetamise puhul oluline asi on vaadata veel seda, et sul on kindlasti ühelt poolt on kuumem kui teiselt poolt ja siis vaadata, mis ta siin toimetab. Aga noh, näete, nii kui lahti teen, siit tuleb kohe tuli alla, et ma pean siin ikka omajagu keerutama seda lugu selleks, et nii ja siis kohe plaks gaas kinni, paneme tule kustu ja siis vaikselt avame jälle. Ja nii teda keerutada tuleb. Nii, infoks neile, kes kasutavad selle teadma saamiseks, kas tal šašlõkk on valmis või mitte nõela, siis siin sellega tuleb nüüd olla ettevaatlik. Kui seda lihtsalt rasva topid, siis sa ei saa siit mitte mingisugust adekvaatset infot. Et sa pead leidma ikkagi selle tailiha koha ja ta sinna sisse suruma ja siis sa saad teada, kas on asi õige või ei ole. Aga meil on asjad valmis. Nüüd hakkab sööma. Selleks, et asjale veel autentsust lisada, on mul salarelv. Et täitsa meie poes nüüd ka saadaval. Vana kooli Bulgaaria ketšup. Võtame siis ühe tüki siit. Head ja paremat. Kõigepealt üks amps niisama. Üli maitsev. Ja siis, et tuleks ikka lapsepõlv üdini meelde. Jaa. On küll. On. Täpselt selline šašlõkk oligi kunagi. Ja kurat, nuta või naera, aga maitsev oli. Teile aga head jaani ja noh, lepime nüüd kokku, et ega peale jaani ei pea siis grilli jalaga ümber lööma ja järgmine aasta teda uuesti püsti ajama hakkama, et loodetavasti tuleb suvi ka lõpuks meile. Tšau!